on üldkogu. Et seal on minu meelest mõistete segadus päris suur. Lisaks on mul selline tähelepanek, et kui ma ei eksi, siis ettepanekus oli põhikirja punkt 3.2, mis räägib, et erakonna üldkogu, ma arvan, et ta on mõeldud erakonna suurkogule, saab teha programmilisi ja muid ettepanekuid, aga seal on märgitud, et 8 nädalat, vähemalt 8 nädalat enne suurkogu toimumist. Põhikirjas, kehtivas põhikirjas, suurkogu kutse läheb välja 3 nädalat enne toimumist. Ehk siis osakond, piirkond teab, millal see suurkogu toimub ja mis ajaks on vaja siis neid ettepanekuid esitada. Ma arvan, et seal on õigustatud märkus, et teeme selle paranduse ära ja ei, see pole suugi tehnilise alati sõbra. Kui volikogu peab enne läbi arutama ja eestis peab läbi arutama, siis ei ole kuidagi mõeldav, et seda tehakse 21 päeva jooksul, kusjuures 21 päeva, 21 päeva varem tuleb saata suurkogu osalejatele materjali. Saate aru, et tegime õige reis. Teab, et tal on 8 nädalat tulemas kui erakond on kaoses, erakonnas valitseb korralagedus ja riigireeturid juhid parteid, siis ei tea. Ärme nüüd diskussiooni, tähendab, ma õige kommentaari sellele, see on õige märkus, et tekstis on üldkogu, tegelikult see tuleb ära parandada, sinna tuleb suurkogu kirjutada, et oleks korrektne. See muudatusettepanek on sisse viida, ma usun, kõik on nõus. See, mis puudutab 8 nädalat, minu arvates on mõistlik sisse viia just nimelt, et vältida niisuguseid kiireid ja ootamatuid muudatusi põhikirjaga. Ja kui tulevikus on vaja veel mõnda muud põhikirja sätted sellega kuidas muuta, siis me saame seda teha. Aga see 8 nädalat minu arvates on igati mõistlik. Aga muudame selle üldkogu suurkogu. Siin on mul üks küsimus veel, mis puudutab muudatusettepanekut numbriga 33.1. Kehtiv asjaajamiskord 8.2. Ütleb meil selgelt välja, mismoodi tuleks teavitada eesseisvust toimumust, ehk siis mõte on seal nii, et koosoleku protokolli ja järgmisel tööpäeval edastab kokkuvõtte üldlisti, erakonna üldlisti. Mismoodi see 33.1 nüüd parandab kehtivat asjaajamiskorda? Ta on laiem tunduvalt, ta ei puuduta mitte ainult eesseisvust, vaid kogu erakonnas toimuvat. Ega see pannaksegi täpsemalt paika, aga ta on kindlasti seda süsteemi kavatsete küll hakata muutma, mis praegu on, aga küll tuleb seda märkimisväärselt laiendada, sest on näha selgelt, et sellest ei ole piisav. Protokollina see ei toimu. See on õige, et erakonna listi on protokolli Eesti nagu toimunud. Aga selle tähendab ka selle sama ikkagi jõudnud. Aga halvemaks kui midagi. Nii, on veel küsimus? Ei ole. Siis arvamus. Aitäh, austatud volikogu. Põhikirja muudatused minu meelest on eeskätt niisuguse sümboolse ja rahustava sisuga. Neis on ka sisulist lahendus sellele, kuidas toimuvad valimisprotseduurid suurkogul, mis on olulised. Kui ma esitasin küsimuse vanale sõbrale Jüri Adamsile, hinnangu nendele muudatustele, siis kuna esimene vastus oli, et see on 1 sentimeeter edasi. Ausalt öelda teine ja kaalutletud vastus oli kriitilisem ja see puudutas eeskätt protseduuri, aga ju ta siis ise selgitab seda, kui kunagi hiljem selgitamise aega. Mina arvan, et see on natukene rohkem kui 1 sentimeeter edasi. Aga kui siin on räägitud mingisugustest nõudmistest või väikesest grupist, siis jah, mingisugune osa ettepanekuid, millest on räägitud tegelikult päris pikka aega, nagu Mart Laar osutas. Need on ajakirjandus hetkel ettepanekuteks ja päris niimoodi ei ole. Aga kui sest selle taga oli rohkem inimesi, jah, mingi lõppformulatsioon tuli, seal oli ka Mart Lutt, mille me esitasime ühel eesseisusele. Aga kui me nüüd vaatame seda, mis lõppettepanekus on sõelale jäänud, ma pean ütlema, et neist minu poolt algselt formuleeritud ettepanekutest on sõelale jäänud napp pool kui seda. Väga paljude asjade kohta ütles ka eesseisus, et see eeldaks edasist arutelu, põhikirja muutmine on protsess, mis demokraatlikus organisatsioonis ei pruugi lõppeda ja põhikiri ei pea muudetama ka nii suguse kapakuga, et siin
on üles jäänud küsimusi, mida tuleb lahendada ilmselt edaspidi. See puudutab nii vastuvõtmist osakondade tasandil, mis jäi praegu välja, võimude lahususe sätte korrastamist, mis on vastuoluline praeguses põhikirjas, kandidaatide esitamist suurkogu toimumispäevani, mis jäi ka välja ja mis kerkis veel, tegelikult see meil Reinsaluga kerkis üles mõlemalt poolt põhikirja toimkondades aseesimeeste valimine ja staatus ja selle eestseisus otsustas lükata edasi. Nüüd on üks punkt, mida ma tahaksin siin siiski rõhutada ja teha volikogule ettepaneku kaaluda selle lisamist. See on piirkonna esimeeste otsevalimine piirkondade üldkogudest. Omandile väga see oli ka Andres Ammase ettepanekus, aga mis ma ei tea, kui laialt ja see aeg tõesti oli lühikene, et erakonnad saaksid tagasi sidestada muudatusettepanekuid. On suhteliselt raskesti mõistetav see, et kui erakonna esimees valitakse suurkogul otse, osakondade esimees valitakse otse, miks ei valita otse piirkondade. Ma väga paluksin kaaluda selle ettepaneku lisamist. Siin on kaks väga lihtsat sätet, üks lause lisada, mis siis vastavalt ütleks, et piirkonna üldkogu valib piirkonna esimehe eraldi hääletusel ja teiselt poolt jätta välja piirkonna juhatuse kompetentsist piirkonna esimehe valimine. Ma arvan, et see piirkonna esimeeste poliitilist kaalu ja üldse demokraatlikku õhustikku aitab edendada. Nüüd, siin oli juttu ka konsensuse mõistest. Jah, konsensuse signaali erakond vajab. Ja kogu see pakett on siia volikokku tulnud, ma möönan eesseisuses konsensusega, et ta on siia saadetud, aga ma rõhutan siiski veel kord, et üksikküsimustes oli päris palju erimeelsusi. Ma rõhutasin need punktid, mis meie algsest ettepanekust on jäänud ka välja, küll aga Reinsalu ettepanekud on seal päris kenasti kaetud. Et see on niisugune konsensus, mis on jah, 1 sentimeeter edasi, kuid osutusega sellega, et terve hulk küsimusi jääb lahendada tulevikus, kui veel kord minu tungiv palve volikogul on see, et piirkonna esimest otse valimine aktsepteeritakse. Sellepärast, et need valimised tulevad kohe-kohe. Aitäh! Minu on üks küsimus Andresele. Ettepanekute kohta või? Mul on ettepanek. Seda on küsida seda, mis ma ei suuda aru saada, kas see tähendab seda, kui sinu soovid, kui sinu mõtted ei lähe kõik 100% täis, siis on väga halvasti. Ma ei saa sellest aru. Ei lähe seda, aga sa viid seda kogu ei tähenda absoluutselt seda ja seda ma ei ole öelnud. Ma osutasin sellele, ettepanek, jääme põhikirja muudatusettepanekute arutelude juurde. Me tuleme hiljem erakonnaliste vaheliste suhete ja on sul põhikirja muudatus? Jaa, mul on põhikirja muudatuse kohta. Oletame, et erakonna volikogu enamus ei toeta täna selle ettepaneku. Nii nagu me leitsime konsensuse me võtsime seisukoha tegelikult, et me ei lähe välja avalikult. Kas see tähendab, et me paari päeva pärast oleme lehest, et me oleme nõukogude liikmed ja oleme alla surunud teerulliga demokraatliku ettepaneku? Mina ei ole kusagil öelnud, et me oleme nõukogude liikmed. Mul on lihtsalt lihtne ettepanek, me jõudsime juba sinnamaani, et paneme hääletusele, ärme sinna midagi lisame. Kõik. Mina tegin ka eesseisuses ettepaneku põhikirja osas ja see ei leidnud eesseisus toetust ja ma aktsepteerin seda. Ja ma teen ettepaneku, et toetan neid ettepanekuid, mida eesseisus toetas ja mitte muid ettepanekuid ja ei püüa siin jälle taas seda debatti avada, sest neid ettepanekuid on rohkem. Ja ühel on oma südamelähedane ettepanek, mida tahaks siia veel võib-olla lisada. Aga nagu öeldi konsensusele juurde nende ettepanekute osas, mida ma arvan, et mõistlik kuulata neid, mitte üritada, mul on ka oma südamelähedase ettepanekud, mida tahaks hakata siin saalis veel suhu. Maiki keegi näevad, et ka minul oli eesseisuses ettepanek suurendada ülespoole, et lihtsalt ei jääks arvamusi ja et kellegi ettepanekud üheselt jäid puudutamata, aga minu ettepanek ei leidnud toetust selle.
ma tahan ütelda seda, et kõige lihtsam oleks panna, protseduuriliselt teen ettepaneku, panna see pakett, mis Eestis tuli hääletusele, kui pakett ei leia toetust, siis nad ennast saama hakata vaatama, kas seda täiendamiseks või täiesti tagasi. Muu on lihtsalt inimestele, kes tahavad muid asju arutada. Head, aga ma veel kord ütlen, et kui me suhtume nagu asja niimoodi, et kui meil esitatakse ettepanek, siis see ettepanek on a priori kas ultimaatum või mingisugune vaenulik avaldus, kui ikka erakonnaga eriti kaugele ei jõua. Ma kohe vabandan lihtsalt, et niimoodi me lõpetame ühest teatud kohast, kui keegi lõpetada ei taha. Ja ma loodan, et edasine arutelu on põhjust, et kui öeldakse, et erakonnas ei tohi enam midagi piiksatada, et siis oleks kohe vainlane, siis on asjad natukene halb. Aga ma korduvalt veel kord ütlesin, et ettepanek panna sellisel kombel hääletusele, siis saame, ma arvan, kiiremini minna. Aitäh! See oli protseduuriline ettepanek.